Mina enda sellest tarkusest ei tea midagi rääkida, aga siin on vaata, ma tegin selle koopia ka sellest sihuke raamat on olemas. Siin raamatus on just, mis räägib täpselt selle meie kiriku ajalugu, siin räägib, millal tema hakati ehitama ja kuidas nimetati seda kirikut. Siin on olemas Risti Ülendamise kirik. 8. mai 1894 hakati teda ehitama ja pühitseti 10. september 1895. Mustvalgel ei saa keegi öelda, et see ei ole Risti Ülendamise kirik. Ja see, kes siis seletab, et see on hoopis ei tea, mis oli kirik, mingi jumalana kirik või niimoodi, need ühesõnaga räägivad valet. Ja see häirib mind ka eelmist, et ma olen nüüd 10 aastat ja ma olen kogu aeg ühesõnaga kuulutanud seda valet kogu aeg, et see on niimoodi. Tegelikult on ta Risti Ülendamise kirik. Ja siin on ikka, see on niisugune kapitaalselt tehtud, seal on kõik, kus need andmed on saadud niimoodi, kõik on täpselt Riia sellest eparhaalne veedomastidest on saadud, mis numbrist ja mis aastal on need saadud kõik. Siin on kõik kirjas, siin on kõik need täpselt kirjas. Ja siin ongi jah, 1879 see käis piiskop Arseeni, kes Põltsamaal siin. Ja siis on ta vist, oli ka Oberbaalen, kes siin ja siis ütles, et te saate oma kiriku. Ja niimoodi, siin on kõik aastad ja täpselt kõik need ukaasid ja need käskirjad, mis on loetletud, et tuleb see ja niimoodi tuleb anda selle õigeusulistega. Muidugi, mis on huvitav, et see too aeg kuulus see maa ju kõik mõisnikule, see Nikolai Gagarin, mis oli Nikolai vist. Gagarin, tema ei müünud seda maatükki, ise oli ta õigeusuline, ei andnud seda maad. Ja siis muidugi see Luteri pastor Maurach oli siis tol aeg siin. See siis ka oli, nad mõlemad üks jõunas teist ja teine jõunas teist, et omavahel nad absoluutselt läbi ei saanud ja siis see ka oli selle vastu, et ja muidugi kõige rohkem oli vastu ikka siis tolleaegne selle Alevi valitsus, et ei andnud seda maad. Aga lõpuks ikkagi siis see ütleb, et jah, et see on, Mitsik ütleb, et see on tema aiamaa ja siin on temal parknad ja need asjad kasvavad siin ja nii ja siis muidugi suur komisjon tuli kohale, siin ei olnud muud, kui siin oli heinamaa lihtsalt tavanime. Ja siis oligi käsk niimoodi. Ja siin ja. Siin ei olnud üldse maja, siin oli heinamaa kõik. Ja siis oli käsk kätte ja see maatükk tuleb äraldada ja niimoodi siis algul ta tahtis kuskil 3300, no rubla, ma ei tea, mis rublates või kas kindlasti kuldas ikka kindlasti. Aga siis sai ikka niimoodi, et lõpuks siis osteti ta jah niimoodi 2300 oli niimoodi see summa siis oli siis, mis see on. Palju koguduse liikmeid praegu on? Praegust on niimoodi, et mina tavaliselt, kui mina arvestan, siis kui ma midagi nagu tahan siin mingit taotlust või midagi teha, siis mina pean siis liikmete arvu seal panema, ma panen arvestan need, kes on hääleõiguslikud. Neid on kuskil 40 siis, aga kui need lapsed ka ja siis siuksed, need tuleb tipakene üle 100. Ja aga nii nagu siis siin pühapäeviti tavas käib ikka kuskil 22 või 28 ja kui suured pühad on, siis on kuni 40. Võib paned püsiliikmed on 40, jah. Ja no need on need, kes on nagu, kes maksavad liikmemaksu. Lapsed ei maksa liikmemaksu. Ja muidugi väga paljud on siuksed, kes elavad siit seal Pilistveere poole või Imaveres, ma nad ei pääsegi siia. Ma tean, üks seal on 5-6 inimest, nad ei ole 4 aastat juba käinud, 4 aastat ei ole käinud. Meil on niimoodi, et kui teatud aega on käinud, selgust mul ei ole, kas ta elab või võib-olla on juba surnud, kas ta ongi. Ja sõnaga siis, kui vaadatakse, ütleme 3 aastat, siis kui läheb üle 3 aastat, 5 aastat, siis ma lihtsalt kustutan tema nimekirjast maha. Ma ei saa, kui ma teen nimekirja ja tahan sealt saada vallast niimoodi või abi või kuskilt kohalt, mul on vaja nimekirja. Nimekirja ma saan siis ainult panna, kui ma tean, et ta on liikmemaksu maksnud. Jah. Siis ta ühesõnaga on kaotanud sideme kogudusega. Kuidas te, kogudusel on vaimne pool väga tähtis, aga ka kiriku materiaalne pool ja kiriku ehitis, et mida seal teha oleks, et kirik veel kauem
vastu peaks ja kas oleks ka remonditöid vaja teha? Aga see on ainult, see on nüüd ainult niimoodi nagu kogudustele annetustes. Enne seda oli Soome kiriku need aastad, kui ma siia tulin, siis ei olnudki, oli kõik remont ei olnud tehtud seal, ega kõik oli väga hullus korras, aga siis nad see Järvelpää kogudus, kes see siis aitas ja korjas ja siis piiskop Johannes siis andis suuremad summad. Mina olin tavaline kirikus käia alguses, siis ma ei teadnud mitte midagi sellest. Aga nagu näiteks nüüd, et siis peab lihtsalt sellest. Kiriku valitsusest nagu ei saa. Neil ei ole raha. Nemad ütlevad, neil ei ole raha. Näiteks, et siin kirik jooksis läbi, nagu te seal ees nägite, ja siis vaatasin, mis kunagi nad olid võtnud tänava pealt need mehed, kes siis tegid ja nii nagu, kuidas öeldes, ma ei vaatanud niimoodi, tegid remonti ja siis see tagumine katus, mis on, tehti kaldega kõrgema selle seina sisse ja kõik vihm ja lumi, mis sulas, jookseb kõik seina sisse ja see kirikusse jookseb seina sisse. Ja siis ei saanud, siis raha oli niivõrd vähe ja siis tellisin need mehed, kes panid need plekid seal ja maksin oma taskust 1400 eurot. Jah, 1400 eurot. Mida te üldse Põltsamaa linnast ja Põltsamaa aurast arvate, siin Põltsamaa vaimsuse tervikuna? Ega see Põltsamaa, mina ei ole siin elanud ja minul ei ole näiteks siin sugulasi ega tuttavaid kedagi, ainult niimoodi, et ma sellest ei tea, aga no sellised, ma võib-olla isegi ütleks, et küllaltki toivad inimesed on siin või niimoodi usulises mõttes. Kui ma mõtlen, kui siin aastad tagasi oli seal Luteri kirikus oli seal oli kokku tulesed meestelt, kes olid õpetajad, kes olid seal kõik teeninud ja kõik niimoodi ja väga siuksed ettevalmistused suurega lehtedes kirjutati igal pool ja siis oli mind ka kutsutud sinna ja läksin siis sinna ja kirik on soe, ilus soe aeg ja kirikus oli 28 inimest. 28 inimest. Ja nende hulgas siis ma loen ennast maha, mina kui koguduse preester ja minu kogudusest ka 2 inimest tuli kaasa ja siis oli seal need Luhamets, Joel Luhamets, kes praegu piiskop on, kõik need endised. Neid oli juba 10 tükki, tähendab kohalik oli 18. Või siis siin vanemate inimestega, kellega ma siis suhtlen ka siis, nemad kogu aeg, et Põltsamaal ei toimu midagi, Põltsamaal ei toimu. No näiteks nüüd 5-6 aastat taga oli väga hea kontsert, tasuta kontsert seal Lossi hoovis seal ja olid lätlasest ja leedulased seal ja siis olid seal siis laulsid ja tantsisid seal, siuke eeskava oli 2-tunnine umbes. Ja ma olin kõik selle aja istusin ära ja kurb oli vaadata. Inimesed, midagi ei toimu ja seal võib-olla 20 inimest, 20 inimest ainult. Kogu aeg nemad ikka hädavad, et ei ole ja midagi ei ole. Mis te tervikuna, kui tõlkes küsida Eestimaa elust arvate, et praegu on see pagulase teema, et te olete mitte nõus, vaid kuidas see ütleme Eestimaa elu puudutada võib üldse meie ühiskonna terve Euroopa elu? No oleneb, kes sealt tulevad. Kui tulevad nüüd islamusulised, see on teada, siis on ju teada kohe, mis siin tuleb. See on teada, mis siin tuleb kohe. Ja kas nemad hakkavad, esiteks ei ole siin, nad ei õpi iialgi hakka kohalikku keelt õppima. Ega siin ju teame, ma tean, siin on linnas on venelasi ka, kes on elupäevad siin elanud. Nad ei räägi eesti keelt üldse ka. Ta ütleb mulle vastu, et miks jaoks. See ei ole minu keel, eesti keel, ja ei räägi. Täna oli, näiteks üks oli kirikus ka. Ei räägi. Ja kui tulevad pagulased need ja ütleme, kui ma mõtlen, kui näiteks seal Ukrainas, kus nii palju ülekohut on tehtud, kui seal tuleksid nad siia, see on teada, et nemad hakkavad tööle, õpivad ka keelt ära, neil on ka siin sugulasi või niimoodi hoopis midagi muud, kui tuleb võõrast usust ja niimoodi. Ja. Ma tean, et siin vist 3 aastat tagasi olid 2 meest tulid soovitab mul ikka kirik lahti, siin oli 2 meest tulid kirikusse ja turbanid olid peas ja jooksid seal natuke sinna keskkohta ja karjusid midagi võõras keeles hirmsasti. Ma mõtlesin kogu aeg, et mis nad nüüd teevad, kas hakkavad lõkkuma seal või tapavad mu maha seal. Või Põltsamaal? Jah, siin kirikus, jah.
ja siis, et mis usulised nad võisid olla, nagu turbanid peas, siis nad võisid ka islamusulised olla, aga noh, see on teada ja nii on nagu näeme seal nüüd seda näidatud seal, et nad ei taha õppidagi keelt, ei õpigi keelt nad üldse. Ja kus, kui nüüd tuleb, ütleme vähe tuleks ja kui tuleb perekond tuleb ja kui nad hakkaksid tööle ja siis midagi ei ole selle vastu, kui inimene tuleb ja hakkab, aga kui ta tuleb lihtsalt siia ja siis hakkab tahtma ainult abirahasid ja siis sellest elada ainult, siis ei saa ju seda õigesti tunnistada niimoodi. Aga suurimat tänu, Jürgen, palju õnne teile kiriku juubelipuhul. Aitäh teile. Endale väga huvitav intervjuu eest. Ja mina valitasin